mina olen Mikk. Mina olen Tanel. Täna räägime teile põhilistest asjadest, mis on metsa minnes vajalik kaasa võtta, endale selga panna ja kuidas metsas olles käituda. Esimese asjana metsa minnes oleks vajalik valida endale õige riietus. Mugavad püksid, korralikud jalanõud, mis ei hakka hõõruma, peavad ka vett mingil määral. Kindlasti jope, et külm ei hakkaks. Kui on päikselised ilmad, müts ja vajaduse korral ka kindad. Mind huvitaks see, et mis oleks vaja, mis varustus peaks olema, mis nuga või mis nagu kaasa peaks võtma, et hakkama saada nüüd. Varustusest, mis metsa kaasa võtta, kindlasti on vajalik endale joogivesi, sõltuvalt siis sellest, kui pikaks ajaks lähed, on kogus. Soovitav on kaasa võtta nuga, sellega saab väga palju toredaid asju metsas ära teha. Vajaduse korral lõkke jaoks puid teha, tikud, tule üles teha, kui külm hakkab. Samas kui ära eksite, lõkke üles tegemine on väga hea soojaallikas ja ka motivaator. Annab juurde lootust, et sa pääsed metsast elusana välja. Vajalik on metsa minnes kaasa võtta, kui võõrasse kohta minna, ka kaart ja kompass. Nii et siis mis otstarbel seda kasutada saab? Tegu on kompassiga, sellega saab suunda määrata, nii kaardi peal kui looduses vahemaid määrata. Samuti saab kasutada, kuna antud kompassil on ka peegel sees, saab kasutada signaali edastamiseks valgusega. Kui olete metsas ära eksinud, saate valgust peegeldada, kas siis mõnele mööduvale lennukile või helikopterile või kuhugi üle lagendiku, kui näete eemal mõnda maja näiteks. Räägi siis sellest, et milline see õige nuga peab olema, kas metsa kaasa võtta? Metsa kaasa võtta kindlasti tuleks pussnuga. See on jäigalt kinni, ei anna kusagilt loksuma, piisavalt suur, et maha võtta väiksemaid puid ja nende oksi ja saab avada ka konservi. Kindlasti peab olema nuga selline, millest sul väga kahju ei ole. Ei ole mõtet osta mitmesaja eurost nuga, millega sa metsas mitte midagi teha ei julge, sest sa kardad selle ära kraapida või ära kaotada. Aga milleks sellised sakid siin on? Saag. Natuke suuremate puude järkumiseks või mahavõtmiseks. Et siis selle noaga võib nagu metsa tegema minna? Praktiliselt on see võimalik. Ma olen näinud telekas sellist asja, et kui inimesed on metsa ära eksinud ja neid tullakse, kuuled helikopteri häält, siis tehakse niimoodi, et okei, oled mees, võetakse särk ära, minnakse lagendiku peale ja selle särgiga niimoodi lehvitama. Kas see on tõhusam? Kas see on tõhus üldse? Lageda välja peal on kindlasti kasu sellest, kuna mida suurem on see lageala, seda paremini on seal ka väiksed objektid näha. Metsa sees puude vahel inimene ei ole just kõige paremini nähtav, aga lagendiku peal on vähemalt poole kilomeetri pealt näha. Räägi nüüd sellest ka, et mille peal me istume siin? Praegu istume telkmantli peal. See on tehtud vihmakindlast riidest. Saab kokku panna ja kasutada mantlina, et kaitsta ennast vihma eest. Ja kui on vaja öösel metsa jääda, saab üles panna ka telgiks. See on siin nagu kapuutsi eest? See on kapuutsi koht, jah. paha ei.
no ma lendan siit. Kurat, see peaauk on nii väike. See on mugav. Kuule, täitsa huvitav tunne on, et tõesti nagu oleks vihma eest kaitstud ja liigne päikesevalgus ka ei küta ja täitsa hea on olla. Siis telkmantli teine kasutusvõimalus ilusasti üles seada telgiks ja oled ka öösel vihma eest kaitstud, saad all magada. Oled sa ise ka siin ööbinud niimoodi selle asja all? Sellise asja all olen ma kokku ööbinud 3 ööd. Ja on ikka kõvasti abi kald. Kui vihma saab, siis ikka. Sooja eest väga hästi ei kaitse, aga vähemalt ei saa märjaks öösel. Äkki siis näiteks kuidas lõkkalust vaja teha oleks? Lõkkaluse ettevalmistamisel tuleks eemaldada umbes poolemeetrise läbimõõduga ala pealt pinnase pealne kiht kuskil 2–3 sentimeetri sügavuselt. See jaoks siis võib kasutada olenevalt sellest, mis siin metsas kaasas on. Kui labidat ei ole, saab kasutada nuga, mõnda tugevamat oksajuppi. Lisaks sellele platsile tuleks ka umbes meetri raadiuses eemaldada kõik kuiv lehesodi ja näiteks männiokkad, mis võivad kergesti süttida. Hea on, kui lõkkeplatsi ümber on ladudega ringkive, aga antud hetkel mille võtta ei ole. Ma olen kuulnud sellist asja, et päikese ja kompassiga võimalik kellaaega määrata, et kuidas see käib täpselt? Päikese nurgaga kompassi suhtes on täiesti võimalik kellaaega määrata. Selle jaoks on vaja kompassiga kindlaks teha põhja-lõuna suund. Kuigi selle kõige täpsem kellamääramise viis siis on võimalik vaadates seda, mis on põhja-lõuna suund ja kus nurga all päike selle suhtes antud hetkel on umbkaudselt võimalik määrata kellaaeg. See ei ole küll minuti täpsusega, aga umbes tunni aja täpsusega on võimalik asi paika panna. Äkki nägid paari sõnaga, mismoodi on võimalik ennast kaitsta metsloomade eest? Metsloomade eest kaitsmine ei ole eriti keeruline. Taimetoiduliste metsloomade eest üldjuhul pole vaja ennast kaitsta, sest nad hoiavad nagunii eemale iga suurema krabina peale. Aga lihatoiduliste metsloomade eest põhiline võimalus enda kaitsmiseks on see, et ei tohi jätta toitu ega toidujäänuseid metsa alla lookida. Tuleb kõik õhukindlalt kinni katta, sellepärast et karusid ja teisi lihatoidulisi loomi meelitab ligi just toidulõhn. Kas metsa tulles oleks mõttekas telefon kaasa võtta? Metsa tulles telefoni kaasavõtmisest võib olla päris palju abi, eriti kui ära eksite. Kuna kaasajal on suurem osa Eestis siiski kaetud mobiilileviga, siis saab selle abil endale kutsuda näiteks päästeteenistusest abi. Sellepärast, et mobiiltelefoni asukoht on võimalik jälitada. Ja kuhu siis oleks, mis numbril oleks mõttekas helistada siis? Metsas ära eksida, siis kõige kindlam on helistada lühinumbril 112, sest sealt saate te kindlasti mingi abi, kuna põhiline kadunud inimeste otsimise ülesanne ongi politseil ja päästeteenistusel. Kui ma näiteks metsa tulen, kas vile oleks mõttekas kaasa võtta? Vile võib olla väga kasulik abivahend
samuti endale abi kutsumisel, kui oled metsas ära eksinud. Või siis ka suuremate metsloomade eemal peletamiseks. Sest metsloomad üldjuhul vähekigi suurema lärmi peale põgenevad. Avastasin, et sul on tikud kuidagi imelikult sisse pakitud, et miks just nii? Tikud on mul miniklipp koti sees selleks, et kaitsta neid niiskuse ja vee eest. Kuna metsas olles ei ole alati võimalik ennast kaitsta erinevate loodusjõudude eest, võite jääda vihma kätte, kraavide ületamisel võite näiteks kraavi sisse kukkuda, siis kipuvad tikud ja kõik teised asjad ikka märjaks saama. Selle eesmärk on kindlustada see, et tikud on kuivad ja te saate lõkke üles teha. Leidsin su varustuses sellise huvitava pulga, mis sellega teha saab? Tegemist on magneesiumist tulepulgaga, mille abil saab samuti tuld üles teha. Metsa alt leiduvat kuiva lehti, asju natuke peenemaks purustada või võtta metsa tulles kaasa vatti, mille saab väga edukalt selle pulga abil põlema panna, kuna kaasas oleva pleki abil mööda pulka tõmmates eralduvad siit üpriski suured magneesiumi sädemed, mis panevad vati väga kergelt põlema. Ja tuletegemisvahendite juures kõige lihtsam, kõige tavalisem viis laisale inimesele metsa kaasa võtta on tulemasin. Sellega saab kõige kiiremini tule üles. Milline valgusallikas oleks mõttekas metsa kaasa võtta, kui on õues pime? Metsa kaasa võtta oleks tark tegu tugeva valgusega taskulamp. See, millise iga inimene kaasa võtta saab või kaasa võtta eelistab, on ta enda asi, aga isiklikult kasutan pealampi. No see kinnitub kummipaelaga ümber pea, annab see võimaluse vabalt kasutada oma käsi. Vahet siis pole, mille jaoks sul vaja on, kas näiteks lõkkepuid kokku tassida, et sul on vaja kasutada mõlemat kätt korraga, siis sa saad valgustada oma tegevust ja sa ei pea hoidma taskulampi hammaste vahel, mis mõningate kaasaegsete taskulampidega võib osutuda väga ebamugavaks. Kas said nüüd oma küsimustele vastused ning on kindlam tunne metsa minnes? Jaa, nüüd on palju parem minna, palju turvalisem on metsa minna, tea, mida vaja kaasa võtta on. Ja ma arvan, et suudan elada üle 2 öö metsas. Aitäh!